Ukraina kaitseministri Mihhail Fjodorovi tagasiastumise teema põhjustas Venemaal varjamatut rõõmu. Teate, kelle järgi on kõige parem mõõta, kui tõsine on see, mis Kiievis toimub? Moskva rõõmutaseme järgi. Ja täna on seal rõõm lihtsalt laes. Kui ukrainlased lähevad tänavatele, et kaitsta vallandatud kaitseministrit, siis Vene propaganda peab tõelist pidu. Vene propaganda juba karjub täiest kõrist, et väidetavalt valmistatakse Ukrainas ette mässu Zelenski vastu. Kremli politoloog Markov kuulutab Fjodorovi sõnu just sellise Ukraina presidendi vastase mässu esimeseks märgiks. Ja Z-kanalid naudivad iga protestide videot, öeldes, et Kiievi tänavatel on taas tunda Maidani hõngu. Ja kriis Fjodorovi ümber on reaalne. See on tõsine ja me arutame selle ausalt läbi. Kuid samal ajal toimub ka teine. Teine lugu on see, kuidas vaenlane kasutab Ukrainas sisemist lähet ära, õhutab seda ja püüab muuta personalikonflikti, nagu nad ütlevad, Kiievi režiimi kokkuvarisemiseks. Ja vaataja ülesanne on siiski õppida üht-teisest eristama. Sest halvim, mida me praegu teha saame, on tantsida Vene propaganda pilli järgi. Aga ka sisemisi probleeme ei tasu eirata. Minu nimi on Aleksei Petši. Hakkame seda teemat uurima, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seetõttu olen tänulik just teie tellimuse eest. Timo Torsok. Timo Torsok. Vabandust. Niisiis, räägime kõigepealt lühidalt sellest, mis tegelikult juhtus. Zelenski vabastas Ukraina kaitseministri Mihhail Fjodorovi pärast 6-kuulist ametiaega. Kuigi just tema ajal suutis Ukraina üldtunnustatud initsiatiivi enda kätte haarata. See hõlmab Starlinki väljalülitamist venelastele, Krimmi isoleerimist, kaugmaa kampaaniat, Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, rakettide ja droonide tõrje kasvu ning see pole veel kõik. Ametlikult vormistati see kõik kogu valitsuskabineti tagasiastumise kaudu, peaminister Sveridenko lahkub ning koos temaga lahkub automaatselt kogu valitsus ja uude koosseisu Fjodorovit lihtsalt ei nimetata. Tema kohale on tulevikus siseminister Igor Klimenko, kuid kuna Ülemraada läks puhkusele, hääletamata tema ametisse nimetamise üle, täidab praegu kaitseministri kohuseid Jevgeni Khmara. Viimased pool aastat oli ta taas Ukraina julgeolekuteenistuse juhi kohusetäitja Maljuki asemel. Ja ilmselt sellele arvestataksegi, et las inimesed rahunevad veidi maha, kuu möödub ja siis saab juba kuu aja pärast uue kaitseministri ametisse nimetada. Maljuki kohta, praegu paljud mäletavad, kes see on. Ja samal ajal nimetab Zelenski Klimenko riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretäriks Umerovi asemel, et ta jõuaks selle kuu jooksul end uues rollis näidata ja jõuaks meeldida protestivatele ukrainlastele. Uueks peaministriks kinnitas Ülemraada endise Naftogasi juhi Sergei Koretski. Sellegipoolest tulid ukrainlased tänavatele ja see on võtmemoment, mis tuleb kohe ära märkida, sest seda moolutab praegu jõhkralt Vene propaganda ning siin on oluline mitte langeda selle propaganda toetamisele. Protestid ei ole sugugi mäss Zelenski vastu, nagu Moskva praegu kisendab. See on protest konkreetse ministri toetuseks ja konkreetse kindrali vastu ja sedagi vaid osaliselt. Sest inimesed ühes küljest skandeerivad sõrskõi lahku ja kannavad plakateid. Fjodorov on innovatsiooniminister, tooge Fjodorov tagasi. See on ikkagi kodanike reaktsioon personali valikule. Täpselt see, mis peaks toimuma elavas demokraatias sõja ajal. Kui rahvas ei ole nõus, on tal õigus seda mittenõustumist avalikult väljendada. Muide, Fjodorov ise sõnastas selle kõige täpsemini. Tsitaat. Rahvas tuli välja mitte Fjodorovi pärast, vaid enda eest.
Nüüd sellest, kuidas Kreml seda kõike praegu esitab. Ja just siin algab kõige õpetlikum osa. Vene masin töötab 3 läbiproovitud juhendi järgi ja vaatame igaüht neist lähemalt, et te neid ära tunneksite. Ja mis peamine, et ei langeks Vene propaganda lõksu. Esimene juhend on mõistete asendamine. Protest ministrite toetuseks muutub protestiks ja isegi mässuks presidendi vastu. Kremli analüütik Markov nimetab otse Fjodorovi sõnu mässuks Zelenski vastu. Siis tuleb välja Riia Novosti ja karjub rahva mässu ettevalmistamisest presidendi vastu, kuid siin on põhimõtteline erinevus. Üks asi on see, kui kodanikud on rahulolematud personalivalikuga ja tõusevad konkreetse ministri toetuseks, see tähendab ministri poolt. Teine asi on seda nimetada nii, nagu kogu riik oleks tõusnud üles Zelenski vastu. Ja nagu praegu Moskvas öeldakse, kukub Kiievi režiim kokku. Teine asi on see, mida Moskva on viimased 4 aastat unistanud näha ja seepärast esitab ta soovitud tegelikkusena. Ja igati võimendata seda teemat, et proovida mõjutada ukrainlaste mõtlemist, kes Kremli plaani järgi vahetaksid loosungid välja ja läheksid Fjodorovi asemel võimu vastu. Nagu te mõistate, on need täiesti erinevad asjad. Teine juhend on katse taaselustada Maidani tunnuseid. Tänavatel on taas tunda Maidani lõhna. Seda fraasi kordavad Vene uudistekanalid nagu loitsu. Miks? Sest Vene publiku jaoks tähendab Maidan kaost, riigipööret, kokkuvarisemist ja nii edasi. Ja see on juba suunatud sisepublikule, kes näeb oma riigis kütusekriisi, kuid kelle tähelepanu tuleb millegagi mujale juhtida. Iga Ukraina protesti tembeldamine Maidaniks tähendab oma kodanikele ja lääne publikule sisendamist, et vaadake, Ukraina on ebastabiilne. Aga see laguneb, seega pole mõtet seda aidata ja venelastel tasub veel natuke kannatada, sest väidetavalt pole Ukraina kokkuvarisemiseni enam palju jäänud. Vaadake, mis seal toimub. See töö ei ole suunatud Ukraina vaatajale. See on juba selleks, et lääs loobuks ja venelased vastupidi. Vähemalt ajutiselt tunneksid end paremini, et jah, meil on probleemid, aga Ukrainas on need ka olemas. Kolmas meetod on info sokutamine lugupeetud lääne ametniku või allika kaudu. Pange tähele, ka Riia Novosti ei kirjuta seda enda nimel. Justkui ütleks, et raadis on sünge meeleolu. Ei, nad viitavad selle tsitaadiga Financial Timesi Kiievi büroo juhile Christopher Millerile. See on selline klassikaline võte ehk võetakse päris neutraalne tsitaat lääne ajakirjanikult ja pannakse see teksti pealkirja alla, nagu nad kirjutasid. Võitu ei tule. Selleks, et anda propagandale objektiivsuse mulje. Miller kirjutas töisest õhkkonnast Ülemraadas. Üldiselt aga Riia Novosti pakkis selle sama tsitaadi narratiivi protestidest ja vältimatust kokkuvarisemisest. Ehk siis tegelikult võtavad nad päris tsitaadi, see on päris Christopher Milleri tsitaat selle kohta, et Ülemraadas on sünge meeleolu, aga nad seovad selle hoopis teiste tähendustega. Kokkuvõtte juhiste kohta. Ühtegi fakti otseselt välja ei mõelda. Võetakse päris protestid, päris tsitaat, päris konflikt, aga need pannakse kokku nii, et lugeja ise ei jõuaks järeldusele Ukraina kokkuvarisemisest. See on täpselt sama käekiri, mida me analüüsisime teemas Grahami valitsejate kohta. Tõde on detailides, aga vale on järelduses. Aga, ja siin teame olema ausad, muidu muutume ise propagandaks ainult vastupidises suunas. Kriis on ju päris. Ja Moskva keerutab seda nii enesekindlalt just seetõttu, et neil on millest kinni haarata. Nimetame üles need päris valupunktid, mida vaenlane ära kasutab. Esiteks on seal ühe tunnistamine kaitsesüsteemi kõige kõrgemal tasemel. Fjodorov teatas avalikult, et ülemjuhataja Aleksandr Sõrski esitas president Zelenskile ultimaatumi. Kas tema või ministri Fjodorovi meeskond? Või ministri Fjodorovi meeskond. Ja Zelenski valis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Veelgi enam, partei rahvateener kinnisel fraktsiooni koosolekul tunnistas president Ukraina Pravda andmetel, et tegelikult oleks pidanud mõlemad välja vahetama. Kui sõdiva riigi kaitseministeri ülemjuhataja elavad avalikud 2 erinevas maailmas, on see tõeline probleem. Ja on rumal teeselda, et seda pole olemas, et kõik oleks justkui korras. Teine asi on protestiks tagasiastumised. Õhuvägede ülema asetäitja kolonel Jelizarov esitas tagasiastumisavalduse, kirjutades, et Fjodorovi vallandamine on, tsitaat, absoluutne kurjus riigi kaitsevõime jaoks, mis toob kaasa uusi surmasid Venemaa rünnakute tõttu. See ei ole Kremlist lähtuv valeinfo, vaid lugupeetud Ukraina lahinguohvitser, kes lahkub teenistusest protesti märgiks.
komandör Dropatõi toetas samuti Fjodorovit ja see kahjustab tõsiselt armee ühtsust. Täna hakkasid levima ka kuulujutud, et Ukraina relvajõudude sõdurite vastu, kes toetasid Fjodorovit, on alustatud repressioone. Meditsiiniteenistuse ülem Ulf pataljonis Folkidovintši Alina Mihhailova kirjutas, et talle helistati mehitamata süsteemide vägede juhtkonnast ja taheti teada saada, kus ta täpselt teenib. Dmitri Kozjetinski, kes kutsub üles liituma protestidega Fjodorovi toetuseks. Huvitav on see, et ta ei ole enam Ukraina relvajõudude teenistuses, kuid teda üritati siiski üles leida. Mihhailova sõnul võib paljudele sõjaväelastele protestide toetamine maksta ametikoha, auastme, karjäärivõimalused ning tuua kaasa noomituse või ennetava vestluse. Seda skandaali ei jätnud tähelepanuta ka mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Magyar-Brody. Ta lubas välja selgitada, kes täpselt üritas endise sõjaväelase kohta teavet hankida. Ja edasi tema tsitaat. Esmase info põhjal paisutati sensatsiooni põhjendamatult, mitte surve tulemusena. Meedia, nagu see trendile omane on, võimendas kuuldud üle. Meie hulgas pole selliseid võitlejaid, kes taluksid survet ja vaikiksid, kuigi igasuguseid leidub. Nii et lõhe on siiski reaalne. Küsimus pole selles, kas see on olemas või mitte, vaid selles, kes sellest kasu lõikab. Ja siin ongi peamine järeldus. Vaadake eesmärkide erinevust. Ukrainlased, kes tulid tänavatele, tahavad parandada olukorda, säilitada tõhusa ministri, muuta seda, mis ei toimi ja võita sõda. See on kriitika paremuse nimel. A Kreml, kes keerutab samu sündmusi, tahab hävitada. See tähendab, et tahetakse sisendada, et Ukraina on kaoses, võim justkui laguneb ja lääs aitab asjatult. See on kriitika kapituleerumise nimel. Ehk siis eesmärgid on täiesti erinevad. Ühed ja samad protestikaadrid teenivad kahte vastandlikku eesmärki ja just selles seisnebki lõks. Sest kui sa oled siiralt nördinud Mihhail Fjodorovi vallandamise pärast ja jagad näiteks meeleavalduse videot, siis sul on õigus, see on sinu õigus. Aga täpselt sama videot levitavad venelased hoopis teises narratiivis. Kodanikud reaalne rahulolematus muutub vaenuliku propaganda tooraineks. Mitte sellepärast, et kodanikud eksiksid, vaid sellepärast, et vaenlane oskab iga rahulolematust enda huvides ära kasutada. Mida sellega peale hakata? Siin tekibki küsimus. Esiteks, ei tohi vaikida. Vaikimine ei ole lahendus. Võimu kritiseerimine sõja ajal on seaduslik ja vajalik. Võimult tuleb nõuda tõhusust. Mihhail Fjodorovit tuleb kaitsta, kuid samas tuleb selgelt meeles pidada, et see ei ole protest millegi vastu, see on protest millegi poolt. Kõik need narratiivid mässust, et võite enam ei tule ja muu selline, see ei ole siiski revolutsioon. Need ei ole meie sõnad, need on Kremlile omased sõnad. See on see, mida nemad tahavad, et ukrainlased räägiksid, just nendel samadel protestidel. Ja üks kõrekas detail lõpetuseks. Vene uudistekanalid jumaldavad teemat, nagu nad ütlevad juhtkonna vahetusest Kiievis ja nad on seda teemat armastanud aastaid. Seesama Medvedchuk ilmus hiljuti välja ja väitis, et, tsitaat, võimuladviku kukutamine Kiievis pöörab Ukraina Venemaa poole. Nii et Kremlile on Fjodorovi tagasiastumine kinnituseks nende enda unistusele, millest nad on kinni hoidnud juba 5. aastat täiemahulise sõja jooksul. Ja iga kord, kui me nimetame sisemist vaidlust mässuks, ehk siis nende keeles, anname me neile väikese võidu, mida nad lahinguväljal saavutada ei suuda. Kokkuvõte. Jah, Ukrainas on teatud kriis. Tõeline, valus, tagasiastumiste ja protestidega. Jah, on küsimusi nii võimu kui ka Fjodorovi vallandamise, uue valitsuskabineti koosseisu, ministrite ja Sõrski rolli kohta selles kõiges. Nende küsimuste esitamine on meie õigus ja isegi meie kohustus. Kuid seni, kuni me teeme seda võidu nimel, oleme me tugevad. Aga sel hetkel, kui me hakkame kordama väidet, et võitu ei tule, sest on kriis, siis selles loos hakkame me juba mängima võõral väljakul. Kremli kaotab rindel, naftatöötlemistehased põlevad. Vene laevasti kupub, Krimm on isolatsioonis ja ainus Kremli lootus on, et ukrainlased veenavad end ise oma kaotuses. Aga nagu öeldakse, nad valisid vale vastase. Seetõttu panen siia 3 punkti. Kirjutage kindlasti oma mõtted ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega!